Vot sedasi, vot kui ilus meil on. Meil on nii ilus. Siit hakkab minema Rail Baltic. See on põhimõtteliselt, seisan praegu Järvakandi raudteejaam peaks tulema siia. Mitte see, mis praegu pildi peal on, aga vot siit selline uhke vaade. Veel mõni aasta tagasi oli siin igal pool mets, aga nüüd on kõik maha võetud. Ilus tore, uhke muidugi, kui tuleb raudteejaam ja puha, aga selline see elukene meil siin on. Ega kurta ei saa, kui tuleb rongiliiklus, siis on ju vahva iseenesest. Jama on ainult see muidugi, et ta on teise rööpme laiusega, see tähendab seda, et neid ronge ei saa kasutada mujal. Muid ronge ei saa siin kasutada, nii et on selles mõttes kuidagi natukene absurdne see värk, aga kuidas ta siis olla nii, nagu ta on. Vaatame. Aga päris katastroof näeb välja, et ma siin käisin, sõitsin metsa vahel neid teid pidi, et ikka need inimesed, kes peavad iga päev neid teid kasutama, siis neil on tegelikult päris jama see värk. Aga näete, kõik siuksed laiad alad, need on võetud ju metsa maha. Ja tagasi tuli vinge lumesadu, siis ma ei saanudki filmida. Tahtsin filmida, et ilus oleks. Ja siin lähedal on karjäär ka kohe muidugi tehtud, seal on hunnik metsa maha võetud, iseenesest sinna tekivad siuksed basseinid, äkki saab tulevikus ujumas käia. Ei ole halba ilma heata, nagu öeldakse. Aga ütleme, suurem osa jamast on ikkagi see, et mis mul täna idee tuligi, et vaatasin Google Mapsi arvutist ja vaatasin ikka, et ikka jõhkrad augud on metsades sees, et me siukest ühist suurt metsa nagu ei olegi. Igal pool on niuksed augud sees, et põhimõtteliselt on nagu sellised väiksed võsad. Vot see seal tagapool ongi nagu suur karjäär. Selline on see elukene meil siin. Aga talv hakkab ikkagi kohale jõudma, ütleme nii. Selles mõttes ei ole ju väga kurb. Et päris tore. Aga suured vihmapilved on, mis vihma, lumepilved, nii et niimoodi, sõbrad, teeme Järvakandi TV-d üle hulga aja, aga ma sain omal Järvakandi TV logo ka, et nüüd ta on siin üleval kuskil saab, et siis on niimoodi, et vaatasin täna, et tulen proovin droonivideot natuke teha ja vaatame, kui kaugel meil siis see Järvakandi raudteejaama ehitus käib. Mis on ühest küljest muidugi ilus tore, saame raudteejaama endale siia. Aga teisest küljest, ütleme, olgem ausad, on ikka päris nutune see asi. Kui vaatad, kui palju selleks on metsa maha võetud ja kui sinna juurde mõtled veel, et selleks, et siia rong saaks käima, peavad ostma uued rongid, mis ei saa mujal Eestis sõita, see on ainult siia. Nii et ma ei kujuta ette, kui siia rong peaks kunagi käima hakkama, et mis see pileti hind hakkab olema, sest ega kogu see infravärki tuleks ju hooldada ka ja see on kindlasti jube kallis ja kui see rong saab ainult siit kaudu Pärnu peale sõita, et noh, jah. Aga iseenesest, kui meil raudtee on, siis on hästi. Aga natuke pahast on et seda metsa on ikka jõhkralt maha võetud ja need väiksed kohalikud teed, ma ei saagi aru, et kuidas need inimesed, kes igapäevaselt päevad neid teid kasutama, et kuidas nemad siin hakkama saavad. Et see on tegelikult päris kole. Aga nii ta on.
tuli täna kõvasti lund, niimoodi, et 29. detsembril tuli Järvakanti ka väike lumi maha. Mitte palju, aga natukene abiks ikka, nagu öeldakse. Ja mulle see tegelikult meeldib. Kui lund ei oleks ja seda sama pilti siit ümberringi vaataks, siis oleks ikka päris nutune see asi. Aga ei ole vaja praegu vigiseda, et lasta olla. Lihtsalt siuke tore väike videokene, et mõtlesin, et võiks teha midagi. Et vaat, kui autojuht istub kodus, siis ta võtab ta lemmikraamatu kätte, see mõni atlas või vaatab Google Mapsi ja mis mul mõte tuligi selle pärast, et Google Mapsi aerofoto pealt vaatasin, siis vaatasin, meil on siin ümbruses ikka ei olegi ühtegi suurt metsa, et on ainult pisikesed metsatukad. Kõik on neid auke nii täis ja täna siin sõitsin, kui see õudne lumesadu oli, siis näed, et 2 aastat tagasi olid siin samas tee ääreski ikka igal pool oli mets. Nüüd on igal pool suured lagedad platsid, paistab, et võetakse veel juurde, arugi ei saagi täpselt, mille jaoks võetakse, kas selleks, et lihtsalt on vaja võtta või mis teema on, et kuidagi ütleme niimoodi, et suht jõhker on see asi ja väga-väga nutune. Aga on, kuidas on. Nii palju on seal hea, seal tagapool on üks karjäär tehtud, ma vaatasin seal, mis välja kaevatakse, vesi vajub sisse, sinna saab võib-olla uue sulleri kunagi, toreda ujumiskoha, kui seal kõik ilusti ümberringi pärast korda teha ja karjääri vesi, see on ilus puhas ja selles mõttes on päris äge. Aga ei teagi, mis saab, käisin poes, ostsin söögimanti, et vana aasta õhtuks ka üks korralik ahjurulaat teha. Et vaatan, kui hästi mul see õnnestub, mine tea, äkki teen väikese kokavideogi, saab Järvakandi TV-sse üks kokavideo ka. Siin ühele tuttavale R33 stuudiost Reijo, ta tegi seal mingit liha, ma ütlesin, kõva konkurents, et ma proovin ka, et mul on väike köök, ma ei tea, kuidas ma seda siin niimoodi filmida saan, aga ilmselt ma seda katsetan homme, ma äkki arvan niimoodi. Homme on 30. Et iga liha peab enne seal väheke tõmbama ka ja niimoodi või vaatan, kuidas see asi läheb. Aga midagi ma kindlasti teen. Niimoodi, et aga siinkohal jälle kutsun üles, ma olen siin ütlenud ja osade noorte inimestega rääkinud ja kõik on nagu entukad täis, aga ei ole keegi ühendust võtnud, et koos midagi põnevat teha, et mingit saadet, videot, värki, särki, et oleks nagu tore, et näis, nüüd uus aasta tuleb peale. Eks siis peab mina ka jalad kõhu alt välja võtma, hakkama kondama mööda meie vallavalitsust, siis peaks olema seal kogu uus juhtkond ja uued liikmed ja asjad peaks paigas olema, nendega ka tegema juttu, rääkima, et mis plaanid on ja mida tehakse ja mida ei tehta ja kui hästi või halvasti meil läheb. Suures pildis ma arvan, et Järvakandis läheb päris hästi ja Kehtna vahel sõidad on ilus ja eile sõitsin Eidaperest läbi. On näha, et elu käib, kõik majad ilusti korras. Aga eks ole siin meil neid väikseid miinuskohti ikka, et kus on tööga, kuidas on ja tänapäeval nagu on, ei ole neid töökohti võtta nii palju, kui oleks vaja. Aga oleme optimistid. 2025 lõppeb ära, tuleb 2026. Lootma ju peab alati, äkki läheb paremaks. Ja miks see peaks minema? Kui me ise püüame, siis ilmselt läheb ka ja ongi tore. Nii et selline olla. Ma panen siia pildid ka, mis ma siin eile sai Mukri rabas käidud. Et seal ka ilusad vaatad, et pane mõne selle pildi ka siia juurde ja äkki mingi toreda muusika ja jääme kevadet ootama ja toonekurgesid ja vaatame, mis meil siin põnevat saab. Kindlasti meil siin hakkab midagi juhtuma, aga kogu Kehtna valla rahvas, teile soovin siis kõigile ilusat vana aasta lõppu ja toredat optimistlikku uut aastat. Loodame, et uuel aastal meil kõigil läheb tunduvalt paremini kui sel aastal. Nii et selle aasta ma enda seisukohast võtan, et
on olnud niimoodi, et kuidas ma ütlen niimoodi massa miinus, et iseenesest väga kurta ei saa, peab olema rohkem sihuke positiivne, et lihtsalt vahepeal ajab kõvasti keema see värk, kui vaatad, mis ümberringi toimub, aga eks ma katsun ennast ka kokku võtta ja kõikidele asjadele äkki rohkem positiivsest võtmest vaadata. Ma olen loomult mingi paadunud optimist muidugi, aga vahel lihtsalt tuleb ennast välja elada niimoodi, et las ta siis olla ja saadame selle 2025 aasta toredasti ära ja ootame avasüli ilusti aastat 2026. Nii et, tšau-plau!